Tänaseks on kõik vanad jõulukuused ju kokku kogutud ja ma tahaksin tänada kõiki linnaosa elanikke, kes tõid oma vana jõulukuuse meie 10. kogumispunkti. Nüüd need jõulukuused hakitakse ära, kuivatatakse ära ja need lähevad Tallinna Utilitase koostootmisjaama, kus neist saab kodu soe ja roheline energia. Aitäh kõigile, kes ilusti jõulukuuse meile tõid. Kui valgusinstallatsioone kuuskedes teha, seda on ilusu vaadata, ega keegi seda ei eita. Aga nagu Eesti vanasõna ütleb, et ilu ei kõlba patta panna. Ja tõepoolest, et ma arvan, et kui sellisest taaskasutusest rääkida, siis energia tootmine kindlasti üks kõige paremaid viise nende jõulukuuskede taaskasutamiseks on. Et siin Mustamäe koostootmisjaama kasutegur on ligi 100%, ehk kõik nendes kuuskedes sisalduv energia tegelikult kasutatakse kasulikult ära. Et osa siis läheb elektrienergiaks ja osa läheb siis Tallinna linna kodanike kodude kütmiseks. Aga me hinnanguliselt arvame, et umbes selline 50 megavatt-tundi umbes soojust me peaksime saama sellest, mis selle jaama jaoks küll ei ole märkimisväärselt suur kogus, aga siiski ta on sellise paarikümne Tallinna korteri kuuaja tarbimine. Võiks ju ka kodudes näiteks need kuused ära põletada, aga siin see on ka okei. Kõige suurem vahe võib-olla tuleb sellest, et koostootmisjaama kasutegur esiteks on väga suur. Ta on ikkagi umbes 2 korda kõrgem kui tavalises majapidamises kasutatav ahi. Kõik see kuusk, mis siia tuleb, et sellest me saame väga kasulikku energia, midagi raisku ei lähe. Tallinna linnaga meil koostöö on väga tihe, aga kui selliseid aktsioone tuleb, et siis me oleme Tallinnale väga tänulikud, et selline algatus on olnud ja et kuused leiavad sellise õige taaskasutuse. Kutsun kõiki linnaosa elanikke tulema Räägu parki, nautima seda valguse ilu, mis siin Räägu pargis on valmis saanud. Siin on avatud talvepark ja see park on siin väljas 2 nädalat. Loodan, et see pakub teile kõikidele palju rõõmu.